oli see, et kui riideid ja kiivreid jagati, tehtigi ennem väike instruktaaž ja öeldi, see ei ole võistlus. Esimene asi, mis Teet ütles, kui oli kiivri pähe saanud, paneme võidu. Mees ei õpi ka midagi. Siin on võitja. Oleme jõudnud 225 kilomeetri kaugusele Helsingist Himosele ja paljudele eestlastele on see tuttav paik ka minu perele. Viimased 4 aastat olen ma siin samas käinud. Aga talvel. Just nimelt, ehk et see on kuulus mäesuusa kuurort Soomes, mis on piisavalt lähedal Helsingile, et mõnusalt oma pereauto peale panna ja talvel siia tulla. Suvel aga X ei ole ma siin mitte kunagi käinud. Ja mida siin suvel teha on? Siin, selles Himos pargis, Himos centeris. No suuski jalga ei pane. Teet, meie taga põrisevad ATV-d. Just nii, me läheme ATV matkale nautima kohalikku kaunist loodust, kõrgeid imelisi vaateid ja loomulikult paneme ennast proovile ka raske maastiku läbimisel ATV-dega. Üks asi siin muideks on, et sellele matkale tulla, nii-öelda rooli lenksu taha istuda, peavad olema autojuhiload. Aga autojuhilube mitte oma visik võib istuda taga ja ümbert kinni hoida. Nii et, aga enne veel, kui lõplikult soovitame, siis tuleb hüvasti jätta oma naistega, sellepärast et nemad jäävad siia maha, meie aga Teeduga nagu 2 kosmonauti siirdume avakosmosesse. Lenne juuriga kaari, lenna. Jää hüvasti sa kaunis neid. Pean lahkuma su juurest nüüd maa. Tundmatusse viib mind tee ja ära. Lenna juuriga kaari, lenna. Lenda juuriga kaari, lenna. Tule helaevana tagasi. Asi on väga lahe, aga lihtsalt peab olema natukene meheliku julgust. No Teet ukerdab siin puude vahel, hakkama ei saa. Me Kristoferiga oleme valmis. Ma ei teadnud, kumba teed valida, kas minna otse, et saada targaks või keerata vasakule ja saada rikkaks. Ja siis mul toimus totaalne lõhestumine. No mida me katkutame? Lähme juba! Niimoodi sõidetakse jälgiga, hästi niimoodi. Selline koht siis, kallid eestlased, näeb see Himos välja suvel. No vaadake ise. Ja kui te ei ole suur, ütleme, ATV-sõber, siis võite siin rahulikult ka golfi mängida. Ja kui te ei ole ka golfisõber, siis võite siin rahulikult teha seikluspargis tegusid. Ja kui te ei ole Ja siit tuleb esimene mälumängu küsimus. Head vaatajad, tähelepanu. Mida tähendab täheühend ATV inglise keeles, palun? Ainult tugevad mehed. Ei ole, see on nüüd eestikeelne ka. ATV, All Terrain Vehicle, mis tähendab, et igal maastikul võib selle riistapuuga sõita ja millal müüdi esimene ATV? Sa küsid nii keerulisi küsimusi aastal 1906. Ohoh, pole paha pakkumine, aga vale. Õige vastus, esimene ATV ehitati ja müüdi aastal 1893. Üle 100 aasta juba sellistega on sõidetud. Tõsi küll, milline see esimene, Kristjan, näha võis? Mina kujutan ette, et pedaalidega selline. Meie ATV safari siin Himosel on saanud oma õnneliku lõpu. Kes sai seal hakkama ja kes jäi juurika taha pidama või kännu otsa kõõluma. Oli selliseid, ma ei hakka nimesid nimetama ega eraldi kedagi välja tooma. Igatahes tuleb meeles pidada, et ilma juhi loata isikut siis kahjuks ATV-dega sõita ei saa ametlikult. Mitte, aga ühel harjutusplatsil ikkagi Martine tehti üks väike erand ja kontrollitult lubati sul seal seda ATV-d proovida. No mis tunde see sulle jättis? Väga lahe oli ja palju parem, kui seal taga istuda niimoodi. Ja kui Kristjan siin muidugi tegi etteheiteid minu sõiduoskusele metsas, milles ma olen väga osav,
siis olgu öeldud, et jah, see hetk, kui me natuke takerdusime, see oli Martine esimene katsetus. Mõtle, Teedul pole kahju isegi kõike oma jamad, oma tütre kaela ajada. Kuulge, sõbrad, lähme edasi, meie reis jätkub ja vaatame, kuhu me järgmiseks välja jõuame. Olgu nii, et... Tervetuloa Hirvikartanoon. Terve! Terve! Põdral maja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab, jäänes jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb. Oleme jõudnud Hirvikardanosse 15 minuti kaugusele Himosest ja mis minu jaoks ongi kõige suurem üllatus. See koht on avatud just nimelt talvedel, aga kui satute ka suvel siia, saate kindlasti broneerida selle koha. Siin on põhjapõdrad, tavaliselt põdrad, igasugused muud põdrad, suured, väiksed ja saab toita, saab neid isegi pesta ja mis kõige olulisem minu ja kogu pere jaoks on see, et lõpuks ka nendest kõhu täis olgu. Mitte küll nendest, kes siin elavad, aga põhimõtteliselt ikkagi nii, et Hirvikardanosse põtru toitma, pesema ja vaatama. Lähme nüüd! Äge on see, et mees tegi värava lahti 50 meetrit eemalt. Hüüab, Sauli, tule siia, hakkame sind pesema ja põder tuleb. Oled sa varem kunagi põtra pesnud? Ma pole isegi koera pesnud, minu põdra pesemisest võiks veel rääkida. Aga ega põder tundub ei taha ennast kätte anda, ta näeb, et 2 mingit imelikku pesijat on täna. Pole kvalifitseeritud tööjõudu vist. Aga kas ta ammustab käe otsast äkki ära? Ei ammusta. Siis ta nagu hakkab usaldama. Teetu ta nüüd usaldab, nii et Teetu. Ja nüüd, kallid sõbrad, näete, kuidas Teet peseb põtra. Sauli on põdra nimi, saage tuttavaks, Sauli, Teet ja tundub, et talle meeldib, sellepärast, et ta lükkab vahepeal ninaga sealt läbi. Sa oled nagu vana põdrapesija, äkki avad oma sellise põdrapesemissalongi Tallinnas? Mõnu läheb. Iga päev neid põdravasikaid siin pestakse, sest et eks see hoiab neil ikkagi parasiidid eemal ja jahutab neid ja no, Kristjan, tahad proovida? No, ma proovin ka korra. Nii, teeme Peppu puhtaks kenasti. Ta on nii armas. Armas? Ja tead, kui pehmed on tema mokad, tema suu, kui ta paneb selle sinu vastu, see pole üldse valus. Oi, Jenni. Ossa, võt, nii. Maitseb hea. Exactly. Põdrad on nüüd pestud, paitatud, ära vaadatud ja nüüd meid saadeti siia mõnusasse sellisesse suurde tuppa, kus on võimalik pidada maha üks võimas ehtne pidusöök. Oi, see on hea. Aga mis siis kõige parem, saad tegelikult ju ise valida, keda siis täpselt soovid, kas Jenni nagu Teet võttis või Sauli, mis toodi mulle. Ütleme nüüd kohe ära, et see on küll vitsi, see on huumor ja musta huumor ja sellepärast, et need põdrad, mis siin on, need siia ka jäävad. Kõik see söök, mis siin laua peal tuuakse, ehk et need põdrad, need on toodud kaugelt põhjast. Mina olen söönud igal krokodilliliha, mina olen söönud hundiliha ja nüüd siis põder sinna takka otsa. Ma ütlen teile ausalt, põdraliha on nendest kõikidest kõige parem. No ei ole paremat sööki. No on, jah. Ideaalse päeva soovitus siin Himose piirkonnas. Tehke päeval üks 2,5-tunnine ATV safari ja siis siia tulge ja tehke pai Saulile ja Jennile. Peske nad puhtaks. Pidage maha siin üks korralik pidusöök ja see on üks täiuslik päev ja siis kämpingusse tuttu. Yes, sest et mõelge ise, põhimõtteliselt 15 minutit sõitu Himoselt ja siin te olete. Ja täiesti teine maailm, metsade vahel, nii kui päris Soome. Mul naine ka ütles kõrvalt, vaat see ongi Soome, sellisesse kohta tahan tulla. Nii et igal juhul 5+. Need on ju armsad beebid. Need on väga armsad, mul on tunne, et mul on kohvis üles kohe. Sa oled, ei kohvi, oled siia väike liiga veel. Nii. Oi, kui tugev sa oled. Nii armas. Nii, no. Mulle ka ikka meeldib loomadega tegeleda. Nii on tore. Mõnus suveilm, põhjapõdrad ümberringi. Teet söödab neid siin vaikselt, mina rüüpan kohvi, vaat see on elu. Vaata neid sarvemüksusid, Kristjan. No, ta paneb sulle selle sarvemüksuga vasti siukse tou. Oota. Kuule, ära ole nii tormakas.
vaata nüüd neid. Oi, kui armsalt. ei, siit ei tohi, ei. Näe, tahad? No ja nüüd teeb Teet teile ühe nipi. See on vana lapi komme, et peremees paneb õuna suhu ja siis No. kitsed tunnevad ära, kes nende tõeline peremees on. Väike musi ka veel sinna otsa. Kas põdrale musi oled teinud? Nüüd oled ja nüüd oled. Nii tore on. Äkki ma võiks nüüd ära minna? Järgmises saates. Opa! Ja sõidabki! Kas see oli mingi käemärk? Kas keegi pani tähele või? Et tal on fun, et ärge segage praegu. Et see oligi, et kõik on okei, jah? No siis on, Teedul on kõik okei praegu. Karvad kärssasid ära, kõik on läinud. Keset Helsingit selline mõnus avalik saun. Sadu inimesi.